Kohiaur tõuseb vaikses õhus, tüüne meri paistab ees. Hommikuvalgus üle lahe ja ööd pole täna olnudki. Maailm on avar, tuul on vaikne, Põhjamaa päike juba kõrgemal. Pole midagi, mida peaks taga ajama, on vaid see hetk ja see paik ning rahu. Hingan soolast õhku ja olen lihtsalt tänulik, et olen siin. Ei ole kuningas ega täht, olen elus ja täna sellega rahul. See hommik on kaunis kohv ja Põhjamaa meri, vaikne rõõm mu südames, lihtne elu on vahel parim and. Hingan soolast õhku ja olen lihtsalt tänulik, et olen siin. Ei ole kuningas ega täht, olen elus ja täna sellega rahul. Las meretuul vaikselt lumele päris lähedale. Lumele, mis on maas juulikuus. Laulda ja olla õnnelik, lihtsalt olla ja nautida. Taevas ja sinine meri ja üksik õnnelik rõnduur. Kell on aega veel, hingan soolast õhku ja olen lihtsalt tänulik, et olen siin. Ei ole kuningas ega täht, olen elus ja täna sellega. Kajakad liuglevad valguses, aeg liigub aeglaselt ja lihtsalt edasi, sest õhtut siin ei ole. Kuskil tormavad teed ja linnad, aga see hetk tuleb siit minu mälestustesse. Hingan soolast õhku ja olen lihtsalt tänulik, et olen siin. Ei ole kuningas ega täht, olen elus ja täna sellega rahul. Las mereõhk lihtsalt hingab, las päev muutub lauluks, mida tahaksin laulda iga päev. Laulda ja olla õnnelik, pole kiiret, pole võlgu. 16 kraadi. Ainult taevas ja sinine meri ja üksik õnnelik rõnduur. Kell on aega veel. Hingan soolast õhku ja olen lihtsalt tänulik, et olen siin. Ei ole kuningas ega täht, olen elus ja täna sellega rahul. Hingan soolast õhku ja olen lihtsalt tänulik, et olen siin. Ei ole kuningas ega täht, olen elus ja täna sellega rahul. Ja rattur puhkab ilusas kohas. Mäed lähevad hullemaks. Kõenangen. Ja siin on igal pool vaateplatsid.
lõksiga palju jaksad? Nii, mis peal on siis? Kvänangsfjellet 401 MO. 401 mohkule, siin on küll koht. Jõgedemaa. Kusi, siin pane vist küll siia auto taha. Pane auto taha korra või? Mis auto taha? Jaa, pargina. Ja seisma siia. See on ju nii spetsi on koht. Petsoomist on asi muidugi ka. Töötab. On sul nii kaua aega või? Pole mõtet neid. Võtta, kui tore see üleval küla on. See on mingi... On mingid italianad või espanjalad. Mehed. Nii, kohe näed, võttis juba ära ja seda nad... Võta, nad lähevad ära. Soojade kombinatsioonidega. Lõunama mehed. Nii, taha näed või? Näen. Jah. Kui sa pead ette ei pane. Nüüd vaata sina. Pikalt. Mis siia on tehtud, nii palju ära lõhatud. Pildes. Parkimiskoht. Söömakoht, aga huvitav. Ööbimise söömakoht. Huvitav. Paista, et keegi tahaks olla. Ega see odav koht ei ole, ma kardan. Mis selle all on? Tuled on sees. Tuled on sees küll. Mida? Mis nii? Mul filmib. Tund ja 30 on ainult. Minut 34 või? Siis ei ole pikk, siis las filmib veel. Siin on ka see. Ei ole see kaamera, siin on see ametlik kuusepeatus. Selgem on küll see kogu lugu siin ees. Jälle ehitavad. Aga tee tuleb trõnn. Jälle hakkas nullist filmima. Ma panin. Vahepeal võid kinni siis. Järsku kurva. Iga filmi peal on Kaire kisa. Sul on tee äär nii lai, et võta maha kallike. Ei tahad, meil lendavad Ivar. Natuke maha veel. Ta jätkub kurve. Veel jätkub kurve. Ikka jätkub kurv. Kaire on juba, vingerdab siin tooli peal juba. Ei ole kiirus oluline, vaid ei tasa nüüd kukub. Need kurvid hästi rahulikult. Sul lähevad kõik liivid ja asjad lahti siin. Palju vaja, et see välja sõidab. Saime vist alla. Nii, sõitsime tükk aega üles, nüüd sõidame tükk aega alla. Mootori jõudu kasutamata. On mootor väljas või? Ei ole. Kui Kaire kisa saaks nüüd veel energiaks üle kanda, siis meil oleks elektrit või
saame veel allapoole sõita. Ikka saab veel allapoole. Õnneks see väga sikskuks. 4. käik. Pidurdamisega väga hakkama ei saa. Siis ei pidurdades, siin on Kalle päris hea. Ja Kalle on hea, Mallet ei ole. Ei, mis asi siin ees on, ütleb, et kogu. Siin võib see tauke ka veel tulla väga. Ja kui laseme lõppu, siis palju läheb vabakäiguga. Siit raudtee on siin ju. Staku. Mis need on? Palju võttis? Ligi 90-ga. Midagi pidurdas või? 85. Mul oli käik väljas üldse, kurat. Vist oli vaba käiguga. Hakkasin 4. panema ja jätsin välja poole peale millegi Nii, pärast. kas sellest filmist aitab? Jõudsime täitsa No käisime alla ära, jah, aitab. Palun. Pilti, mina teen pilti. Tuleb jälle üks huvitav sild. Ei saanudki seda. Võimaliku Midagi hoiatab siin. suure tuule 10 meetrit sekundis. Siis oli juba ohtlik. Ei saanudki head pilti nüüd. Ikkagi kirik, ma mõtlesin, et kas see on Edmund Kabela. Kirik, jah. See pigem on ikkagi kabel. Sul sula või? Ilma sulaga. See maksab su kaardiga ka poole. Kunagi kiirabiauto. 70-ga. Nii, See on vilets film. sõidame. Pead laulma nüüd. Nii, ma näitan õiget pilti. Ei laula. Vaata nüüd, sa pead selle ringi ära tegema kõik, kus see buss tuleb. Jälle ei lasta otse üle. Keegi on vee ette teinud. Nii, Alta fjordis oleme. On väga. See läheb Altani nõu jälle rattu. Sõidab palju. Ainuke kuu, kus siin kannatab matkata ilmselt. Nii, kell on Eesti aja järgi 13.09 ja meil on õigel ajal lõunapaus mägede vaatega. Nii, lõunasöögi vaated on meil sellised. Niimoodi sööme lõunat. Suurepärase mäevaatega. Ja eest on selline mäevaade. Mägijõgi. Meie kodu ilusas kohas. Mis vaatad minust? Mida teed seal? Pilti. Ei ole pilti, kuulge, teil on juuksed sassi läinud. Keegi on ajanud. Halliks läinud selle. Mina pole üldse teinud sassi. Halliks läinud. Nii. Vaata nüüd stoppi. Ei, vajuta ringi. See ring on Üleval, sinna. jah. Ja teeb siis. Nii. Ah. Ei vajuta stoppi. Nii, sellise mäe all selline pisikene bussikene.
sellise vaatega. Tee sellest platsist ka filmi, kui sa juba teed. Platsist filmi. Platsist filmi. Järjekordne mägi. Ja vist sõidame selle mäe sisse. Kõhtu. Nii, 3,5 kilomeetrit Algastunnel on ta nimi kohe päris ametlikult. Tunnel algas. Nüüd sõidame siis mäe sisse. Ja siin võib olla leht või kohalikke. Mis nüüd ütled? Midagi ei tee. Mis see suuna siis? Oota. See läks. Ilusti ära siia ära tulla. Ja valges pimedasse sõita on see tunnel natuke vastik asi. GPS-signaali pole. Sõidame siis Algastunnelit. Algas, ilus nimi. Ühtekokku on teda 3,5 kilomeetrit. Natuke alla 2 kilomeetri on veel sõita. Aga mägi on iga pirakas, millest me läbi peame saama. Ainult 1 kilomeeter jäänud. Juba paistab valgus või ei paista. Nüüd paistab valgus. Lihtsalt valge koht. Ja tunneli suve ongi siin. Iga tunneli lõpus on valgus õnneks. Kinni või? Nii, pane kinni ja hakkame Altasse jõudma. Sõidame Silapeale. Sildusid Mäed on korrastatud. väga Kõrvad sujuvaks tehtud. tihti sildusid ei anta, et sa saad Ja üle vee. rippsild üle vee. Et ei peaks ringiga ümber Skääri sõitma. Pidevalt peab tegema. Oh, kurat. Saab otsa ei sõita. Kohe näha, et kultuurmaastik. Vaata
sealt tulime ja muuseumit ei näinud veel. 6-7 tuhat aastat tagasi joonistas tolleaegne inimene selle kivi igasuguseid pilte paksult täis. Näitad siit, palju neid tegelikult on. Ja praegu me käime raha eest seda vaatamas. Nemad vaesekesed ei saa sellest mitte midagi, olles tõelised kunstnikud. Ilus on ju. Ole ikka pole. Jälle maalingutega kivi. Komeet taevas. Nii suur, ovaalne. Vaata, mingid niisugused asjad peavad siin olema. Kõik. Niimoodi täis kritseldatud. Nagu seda kivi vaadata, siis nii eredalt siin. Paneeli keskel on 2 tugevalt tehtud inimest kuju, kes vaatavad üksteist. Igasugused kriipsujukud sabad taga ja ilma sabadeta. Ja hullust täis joonistatud. Küll. 50 kuju. 6000-7000 aastat tagasi. Siin on juba jänes ja lind ja põder ja karu ja human ja siis oli see lese. Ilus on ju. Ole ikka pole. Nii. Alti jah. Alta. Museum. Ja joonistan. Puhastatud kivid, kus on näha 3-7 tuhat aastat vanad kivijoonistised. 8-9 on kokku pannud, siin on nii palju jutte, et ma ei tea kohe. Oh, kas see on see sein või? Noh, siin on mingi väga paksult täis tehtud sein. Noh, need on ikka 6000-7000 aastat jälle tagasi. Põdrakari kohe. Oota, pärast ma näitan, et päris lahe, kuidas need joonised on arenenud. Huvitav, siin ei ole meeter kille. Ju siis polnud oluline. Kellega tegemist on? Näe, see on hästi hea, see on siin seda ta näitas. See on Teine kunstnik ka äkki. see on Tehtud ju. vaata. Ei ju. Vaata niisuguste kohta siin ta kirjutab, et arheoloogid on vaielnud, et kas see võiks olla mingi portree inimestest nende ehetega kaela ümber.
hakata, ütleb. Ja ta küsib, kas need võivad olla, eks ju, karu nendest hammastest ja küünistest ehted. Või on need hoopis küünised. Far in the north where the cold winds roam, mountains and fjords have always been home. Long before roads and the harbor light, hunters walked here in endless night. Carved into stone by ancient hands, stories sleeping in northern lands, reindeer running across the plain, echoes living in wind and rain. Altar remembers the ancient days, voices carried through northern haze, mountains watching the silent sea, holding time for eternity. Northern lights in the winter sky, silent rivers flowing by, summer sun that will never fall, lighting the fjord and the ancient wall. People come and people go, still the northern rivers flow. Wind and water, stone and tree, keep the memory endlessly. Altar remembers the ancient days, voices carried through northern haze, mountains watching the silent sea, holding time for eternity. Coffee, steam, and a quiet shore, old as time and a little more. Northern wind and the endless sea. Alta keeps its history. Näitab siis meie kevad juulikuus siin. juulikuus kevadlillad. Jah, ja siis näitad meie kullerkupp on siin jälle. Seda Eestimaal pole maikuus kullerkupud, aga siin on juuli.
õhtu langeb põldudele, tuul vaid liigub üle vee, tähed süttivad taevasse, vaikselt kõnnin küladel, õrn on suve õhtu hääl, südames on vaikne lootus, et sa kord mu juurde jääd. Kui su käsi leiab minu, siis on maailm helgem veel. Vaikne õhtu suvetuul viib meid mööda külateed. Kusagil on kauge meri, taevas tähti täis on veel. Kui sa tuled minu kõrvale, siis ma tean, sa tulid teel. Panen mee ära ja jah, aga siis meie moos on moos on all sahtis. noh, ja see lihtsalt pandi niimoodi süüa kuidagi. Sealt pealt ei ole veel midagi maha võtnud. Sealt pealt ei ole midagi maha võtnud. ja võtsid kõige uuema paki seda ja Kõik peal, mis siis? aga alla tuli vanemad. Nüüd teeme ka ära. Sööd sellest siis või? Söön Mida? kõike. Ei joo mitte. Panen natukene ainult. Ei joo, terve pudeli juba ära nappinud. Nalja teed, seda pole terve pudel olnudki. Ära valeta. See on Kreeka pähkliliköör. Tahad? Rikub maitse ära. Rikub maitse ära, ei taha. Poleks naise mossis nägu, oleks vapsee ilus hommik. Aga nüüd on puder kivistunud. Enam ei ole. Enam ei ole kivistunud. Jah, ma võin potist ka süüa. Siis saab selle lõunaks sõita. Mida sa filmid siin? Hommikusööki idüllilises kohas.
Venemaa võib lisaks Donbassile vajutada ka Harkivi oblasti, prognoosib rahvusvaheline sõjauuringute instituut. Harkivi oblasti okupeeritud aladel ametisse pandud Vene võim tutvustas neil päevil piirkonna uut lippu, millel on Venemaa kahepealine kotkas ja 18. sajandist pärit Harkivi vapp. Okupatsioonivalitsuse sõnul näitab see, et Harkivi oblastil on ajalooliselt Vene juured ja see piirkond on Venemaa võõrandamatu osa. Vene jõud jätkavad rünnakuid Slavanskist loodes. Teadaolevalt on venelased mineerinud Velika Komisjuvava maantee, et ukrainlaste liikumist takistada. Vene väed tulistavad asulaid ka Lõsõtšanskist läänes, püüdes Siverski linna suunas liikuda. Ukraina kaitseväe peastaabi teatel püüdsid venelased vallutada asulat umbes 8 kilomeetri kauguselt Siverskist, aga see ei õnnestunud. Ägedad lahingud käivad Siverskist Kirdes umbes 11 kilomeetri kaugusel linnast. Ukraina vahetab välja suursaadiku Saksamaal, kirjutab Deutsche Welle. Väljaanne märgib, et suursaadik Andrei Melnik on kaitsnud Ukraina äärmusrahvuslast Stepan Banderat ning pahandanud sellega Poolat ja Iisraeli. Lisaks on Melnik rikkunud suhted Saksamaa poliitikutega, kritiseerides Saksamaa leebust Venemaa suhtes. President Volodymyr Zelenski dekreedi kohaselt vahetatakse välja suursaadikud ka Tšehhis, Indias, Norras ja Ungaris. Eesti randades on taas täheldatud sinivetikate levikut nagu igal suvel. Inimestele vaevusi põhjustavad vetikad ja parasiidid on aga meie veekogudes alati olemas. Soe vesi soodustab lihtsalt nende levikut. Veekogude täiesti puhta ja õitsenguvabana hoidmine ei ole asjatundjate sõnul võimalik. Agneta Pukk räägib lähemalt. Vetikatele ja veeloomadele meeldivad nii nagu inimestelegi soojad suved ja soe vesi, räägib Terviseameti keskkonnaterviseosakonna peaspetsialist Lauri Liepkalans. Nad kipuvad tulema just niimoodi Jälle on see vana sinna sooja alguses, aga kindlasti keskel ja pigem ka lõpupoole. Liepkalans ütles, et vihmavesi ning inimesed toovad meile vetesse liigseid toitaineid, mis annavad vetikatele ja muudele veeparasiitidele hea võimaluse paljuneda. Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia emeriitprofessor Ingmar Oti sõnul on sinivetikad meie ümber veekogudes ja muudes niisketes kohtades peaaegu alati olemas. Kaks põhilist toitainet meil veekogus on fosforilämmastik ja kui lämmastikku jääb puudu, siis need jutumärkides poisid on kavalad ja oskavad õhust seda juurde võtta. Nii et see annab meile eelise teiste vetikate eelis. Sinivetikad võivad aga kahjuks inimestele tekitada mitmeid tervisehädasid, näiteks nahaärritust või põletikku. Aga kui ta ikka seda vett neelab, võima tekkida lausa Veelinnud parmisel õiget. Ja seal lähedal ka näitel muru näiteks on, kus tigudel on võimalik elada, siis seal vees võib võista süvelust, et pärast on kehad täpilised. Veekogude täiesti puhta ja õitsenguvabana hoidmine pole aga Oti sõnul suure ressursside ja tehnika vajalikkuse tõttu võimalik. Et meie veekogud on madalad ja siin on mõjutanud aasta sadu kui mitte tuhandeid. Selles mõttes on väga otseselt ja väga lihtsalt, väga raske midagi ette võtta. On olemas muidugi veekogude tervendamismeetodid, aga see nõuab siis ikkagi päris kodanikku ressurssi ja tehnikat. Seda olid vanasti pika varraga musik. Ilmast tund aega tagasi oli Tartus 13 kraadi, Tallinnas, Pärnus oli 15, Narvas 16, Kuressaares 17 kraadi. Varahommik oli õhurõhk Tallinnas 757 millimeetrit ülakusega, samas rõhk aeglaselt suhteline õhuniiskus oli 96%. Toivaldamaid puhanguid. Sooja on päeva jooksul 17 kuni 22 kraadi. Ja täna, 10. juuli, on 7 vennapäev. Ja 7 vennapäeva kohta teatakse öelda seda, et kui täna sajab vihma, siis kestab see 7 nädalat järjest. Aga sama peaks kehtima ka kuiva ilma kohta. Ma olen juba korduvalt öelnud, et täna vähemalt siin Tallinnas on küll imeilus suveilm. Päike on kõrgel, kõik särab, sooja küll ei ole väga palju, aga hoolimata sellest, arvestades neid viimaseid vihmahoogusid, tundub väga-väga mõnus olevat, nii et ma väga loodan, et järgmised 7 nädalat tuleb meil just selline
päikeseküllane ilm. Küll aga öeldakse ka seda, vanarahvas teab rääkida, et 7 venna päeval on heinategu küll rangelt keelatud ja sama keeld kehtib ka muru niitmise kohta, nii et laske sel murul siis täna ometi kasvada ja las ta olla, võtke endale ka üks puhkepaus. Ma mõtlesin ka seda, milline on ilm olnud meil just täna. Kaire nägi putra. Aga põdrale ikkagi inimesed väga ei meeldi. Hoiab neist eemale. Mongoolia maantee Põhja-Norras. Auto, sõitev auto. Inimesed sees. No mees räägib nagu tema oleks tsivilisatsioonita, siis mis sa teed nüüd? Lõikan kurvi nagu kohalikud. Seda kurvi nüüd nii kaugelt küll lõigata poleks vaja. Harjutan. Mõtle, kui proos, et me väkke saame. Kogusime alla tulles kineetilist energiat ja nüüd panema. Läks ikka üle 10. Kohe läheb 2 peale tagasi. Ära nüüd nõksuta, ma teen panoraamildi. Nii, kas me tahame siit ilupilti või me väga ei saa neid siit? Ronid on kuskile. Oota, kirik see süükene. Kus see kirik on? See väike must see. Kus kohas? Sinu pool. Minu pool. Näe, see seal must. Nii, tulime siis jõe äärde. See on pisut laiem kui eelnevad. Ei ole. Siukses kohas ei ole. Nii, tegime siin ühe peatuse jõe ääres. Jaa, mina tahtsin keset jõge minna, Kaire ei taha keset jõge minna. Sa upud seal ära. Nii sügav seal ka ei ole. Vesi on küll. Ainult kaua ei saa olla. Veel üks põdrad. Tasa kell on ka, tee aken lahti. See on kellaga põder. Kolisev põder. Sillafilm tuleb ju varsti. Lähme üle silla varsti. Varsti, jah. See pole maailma kõige pikem sild, aga see on mõnus rippsild. Ma ju lubasin sulle, et siin on, praegu oli vesi siinpool ja siis on
see auto on silla sees. Vist tundub, et saame Sinna lähme, aga tagasi ei saa, sild kukub alla. Head kohad siin all. Nii, nüüd keerame vasakule, jah. Nii, vaata, kus ta Hammerfesti näitab, ilmselt vasakule, jah. Ja. Tunnelisse või Keelehe tunnelisse. Nii, ma panen kinni või? Ära pane, kui tunnelisse lähme. Aga ma ei tea ju, kus me lähme. Siis pane. Tunnel on kinni, jumal tänatud. Tunnelisse ei saagi. 300 meetri pärast keerake veidi vasakule. Keerama veidi ilus fjord siin on tegelikult. Nägid, kui ilus fjord? Ilus, mis asi? Tunnel on kinni. Fjord otse ees. Hea sul filmine. Nii, palun keera natuke vasakule. Siit poolt tunnelisse ei lasta. Keerake veidi vasakule. Keerame veidi vasakule. Keerame veidi vasakule. See on ka väga tore variant. See tunnel kukub. Liikuge 3 kilomeetrit. Kukkunud. Seal sees on tunnikud. Huvitav, kas siin on alati väljapääs, ei ole ju. Siin on isegi mingid pildid. Nii, kas ma lasen sul veel filmi? Kas ta jookseb, praegu on kihvt mägitee. täiesti ära lõigatud. Kui sa arvasid, siis see sild ei pruugi kaua vastu pidada ja ei tea, mis meist saab siis. Vaata, kui ja muidu praegu sõidaks seda tunnelitki maksin, aga red tunnel natukene rikkis oli. Kas tunnel on nüüd ehitatud või ehitamisel alles? Ma võib-olla ka. See ehitavad, sest muidu seda teed siin küll ei oleks. Et see tee on nagu vana siin olnud. Pöödraad. Olid vist sarved üksid? Ei oli, kere oli ka küljes. Oli või? Haa, ma ei näinud. Ma nägin kaugelt sarvi. Opa, mis vaadet, opa. Mees, kui meil nüüd siin juhuslikult peaks tulema vaate kohta, siis me ju peame selle vaate ära vaatama. Autost väljas, ei ära siia. Oi, mis te nüüd põristate? Sul on kiirus. Opa. Nii, väga hea. Peder valvab teed. Tasa. Roosa ninaga puder. Seisab keset teed ja närib. 300 meetri pärast veidi vasakule Riksväe 94 tänavale teele. Meie peab veidi vasakule hoidma, ma sain aru. Tunnel sai läbi ka. Veidi vasakule Riksväe 94 tänavale teele.
liikuge 24 kilomeetrit mööda teed Riksväe 94. Igaks juhuks vaatame, kas tunnelis keegi tahab tulla või? Paistab, et ei tule. Kas te filmite veel seda ilusat vaadet natuke, jah? Natukene filmi. Läks juba filmi kinni ka palun. Ei taha enam, jah? Muidu saab film täis. Panen kinni. Pane kinni. Lähme järjekordsesse tunnelisse. Keerake vasakule. See tunnel ju töötab, miks me peame vasakule keerama? Sealt saab ka, aga tunnelist saab ka. Kõrvalt ei saagi. Peabki minema tunnelist. Ainult ratturid saavad ka. 800 meetri pärast keerake Põdratõkke oli ees. Looduskõned ka siin tullaksid. Lühike tunnel. Aga tunnel ei ole vist väga pikk. Väga hea valge kusjuures. On väga pikk on. Aga kõva valgus on sees. Valgus on küll hea, jah. Tunnel keerutab. Hea valge tunnel. Siin saare peal, kus on Hammerfesti see linn. Ma pidin ütlema saare nime, järgmises filmis ütlen, unustasin ära ta vahepeal. Nii, ja nüüd me kohe näeme, missugune vaade avaneb meil siis, kui me siit välja saame. Oi, kui ilus vaade. Keerake vasakule. Põdratõkke. Vaadake, nii. Jätkub ilus. Liikuge 14 kilomeetrit mööda teed Riksväe 94. Triksveeg. Oh, põder, seisa. Oi, väiksed pojad, seisame. Poeg on keset teed. Totu ei oska minna kuskile. Oota, seisa siin. Oi, lahe. Sul jäi kõik peale ilusti. Jaa. Ka tore. Nii, pane nüüd vahepeal kinni. Olgu, põdrad saime peale, paneme kinni. Isa ja ema. Ja 2 poega. Nii. Veel põtru. Nii, siin on lausa pisiperega perekond. Perekond. 4. Oota, ära nii kiiresti sõida, musi. Isegi ei viitsi vaata, otsivad asfaldi peal süüa. Oi, pojad. Jah, No. tudud. Oi, võtage ilusti tahk on. Nii, katsu sinna. Ai, sa ei saa kõrvalt mööda minna, sealt on buss vastu. Jaa, ma ei tea, kus nad ju lähevad. No just. No. Sina sõidad nende tepos. No, rond, kuts. Nii, vaatame, mis nad... Ma täitsa ette arvamatud nüüd olla. Ma võin paugu pealt seisma ka jääda. Ja. Vähene laps hakkas vilma. Noh, jää üldse seisma. Ta ütleb sulle tee peale ette jälle. Kurat küll. Jookseme. Jookse. Tšup. Nii sõidetaksegi mööda. Okei, nii tehakse kohalikud. Soomed sõidavad mööda. Soomid on harjunud. Ja sa võid ka ju kõrvalt mööda minna. Sa ehmatad. Sa võid ka vajuda mööda. Ma vahepeal näitan, et tuleb siin teenire olla. Noh, terekond. Ja küll ma teen teist pildi ka. Okei. Hästi aeglaselt, et on pildi keerutada.
ei hakka selline taga sõitma, vaid sa peadki neist mööda lihtsalt. See nüüd peaks siis olema siis lõpuks Hammerfesti linn, kuhu meie jõuame. Ja näitabki, et siin on muuseum, nii Ivar räägib, et see oranž seal, et see nüüd on see naftaterminal. Gaasilaev, jah, mida meil Paldiskis ehitavad. Ivar sõidab rahulikult, palun, meil on jälle see minu lemmik vorm, kus ma pean alati, kui filmi paneme käima, hakkab Kaire kisama. Hammerfest, olemegi kohal. No väga lahe. Selle me võtame nüüd risti põiki läbi ja siia me jääme, nagu ütles Ivar. Pöörake paremale Krutuskata tänavale teele. Kui ma sinu filmi kinni panen, see on 40 kalla, 40, raudne 40. Nii, ja see on nüüd siukene linn, kus need loomad käivad lausa linnas kakkamas ja ma ei tea, mida tegemas. Lihtsalt keset linna, vaatamata sellele, et linna ääres tee peal on tõke pandud. Naksubki, jah. Kondital, kui ta käib. See ei saa nüüd pihta, kuidagi tahab pead sügada, aga ei saa. Ja need sitarattad käivad siis lihtsalt linnas ringi. Sitaratas on siin. Kaasaegne Norra kirik. Orel missugune. Nii, sunniti siis mind vägivaldselt minema siia linna kohale. Sinke maha käima. Räägi vägivaldsusest, mis sul pandi näpud sahtli vahele või mismoodi see sund käib? Ei mäleta enam. Ahah, sellist ajalugu vaikib. Ja kütuse hind seoses põhja poole liikumisega on langenud 26-lt kohalikult rahalt 23 kohaliku rahani. 20. 2,99. Kas 23 ei olnud? 22,99 praegu oli siin. Opa, veel kukkunud. Sa tulid ei, siis oligi, sa võtsid 23,54-ga ja jõudsime siia. Oli 23,29. Ja parklast läksime ära, oli 23,29. Oli jah. Ja pilt sellest linnast siis linna kõrvalt mäe otsast.
selge meri. ja linna ümber mäed. ja mingi fotograaf. siin läheb ka veel natuke loodust ja linna. noh, vot siukene mägeline koht merega. kadestage. lennuk stardib. ootu rada pole ollagi. aga vastu tuult ja saab maast lahti. kiiruse üles saab tuule suhtes, siis ta muidugi. Kaire lubas põdraga rääkima minna. aga põder ei arva, et tal midagi rääkida on. leidsime ühe parkla siin, kus on igasugust fronti ja paar normaalset masinat. huvitav, ma üldse ei imesta, et see ka sõidab. ai kurat, ei, see ei sõida. see Atlandi ookean, Norra meri on ikka mõnusalt selge. Läänemeri nii hästi ei paista kunagi läbi.